muidugi väga ekstreemne. Elektrit ei ole ning öösel on korralikult lund sadanud. Vaatame, mis sellest matkast siis välja tuleb. 55 kilomeetrit. Natukene valku süsivesiku peale, et laadimine saaks ometi alata. Ega siin nalja ei ole, siin on palju kohustuslikke asju, ilma milleta rajale üldse ei lastagi. Termokile, kui oled abiootel, loodame, et seda ei lähe vaja. Jakupank, traksid helkuriga, kui peaks juhtuma autotee peale. Soojendajad ja kuna ilmastikuolud on väga-väga ekstreemsed, siis ka sellised naelikud. Siis ka jalatsite peale, et lumi sisse ei tuleks. Merino lambavillaga sokid peaksid siis aitama jalga soojas hoida, isegi kui on märg. Ekstra soojad retuusid. Ja muidugi tuleb ka ripsmed ära värvida, sellepärast et aega võib seal matkal küll minna 55 kilomeetri jooksul, aga ilus tuleb olla. Kertu küsib minu käes, kas mul on kulmulainerit. Ma ei tea, kuidas ta üldse niimoodi saab käia Tallinna ja Vanakooli taga. No, aga ripsmed just mul on olemas. On see veekindel ikka või? Jaa, pinneid. Kõige olulisem. Kas sa selle kiivri paned ka pähe matkale? Kiivri ma panen kindlasti pähe. Mul on juba praegu nii palav, et toas on ennast hea panna riidesse, sest selle tundub, et kõik on nii helge. Kohvi jookseb, hea soe. Miks siin süüke läbu on? Kas kõik need asjad tulevad kaasa või? Naalu, vaata, mis puudu on. Mul on fleeceteip on kaasas ja kõige tähtsam mul käärid. Kui kellelgi on vaja maniküüri teha metsas või mingi rebasel on näiteks vaja, abi vaja. Eriti hulludeks juhtumiteks on fleeceteip ka kaasas. Me oleme valmis. No mul on näiteks huuleläige. Eutanaasia süstem ka kaasas või? Ma ei saa vaata, Liisi pilvib praegust. Miks siin magamiskott on? Kas sa jääd metsa magama? Ma jõuan nagu ikkagi Eestist nii palju ette, siis saab vahepeal silma kinni lasta. Kas sa võidad ära? Osavõtt on juba võit. WC-d ei ole sellepärast, et Peldik jäi koos veoautoga kuskile kraavi kinni. Sitamaja kraavis. No tegelikult on olukord ju see, et Eestimaal on eriolukord ja Keskkonnaamet on soovitanud inimestel kodudest mitte välja tulla. Võib öelda 100 000 inimesed on ilma elektri ja veeta ja meie oleme loomulikult tulnud metsa, et vaadata siis, kuidas ellu jääda, sest Tallinna ja Vanakuri sellele üritusele peab tulema. Õnneks me oleme kaasa võtnud operatiivteenistuja, Eestimaa kõige kõrgema naispolitseinikus ja ühe poisi ka, kes aitab meil neid langenud puid eest ära lükata loodetavasti. Ma loodan, et on saak kaasas. Ja kotti tassida, kui me üldse ei jõua. Ja meid tassida. Õnneks, kui see naispolitseinik meid siin ei aita või sellest mehest ka enam kasu ei ole, siis vaata nüüd, meil on selline nupp. Hädaabinupp. Ma kavatsen seda igal juhul vajutada. Aga mis siis saab, kui ma seda SOS-nuppu vajutan? Siis Erm helistab ja küsib mulle, kas selle numbriga on probleeme, siis me hakkame vaatama, kas selle numbriga on probleeme. Kertuga on alati probleeme. Jaa, sa tahad, et me lihtsalt siin käime otsime, siis võid seda vajutada. Nii tore. Me otsime mingi eriti raske koha välja. Aga me niikuinii ei ole kunagi ennem ära läinud, kui sa kohale jõuad. Ja need on need teised hullud. Maksavad veel raha peale, et tulla metsa ennast tapma. Väga targad inimesed, väga mõistlikud inimesed. Nagu meiegi. Palju õnne! Taustal antud! Kellad tööle. Kertu, kus lähed? Möödas oli 500 meetrit, kui juba mindi rajalt kõrvale otsima kõrvalist abi. Reeglid ei kehti ju kõigile. See on tore, et te meid ärge ootasid. Juhu! Lõpp paistab. Kas me oleme nüüd ametlikult viimased või? Kus käisid? Mul tuli selline pissjäda. Ja siis ma vaatasin, siin elab Tõnu, et tema on lahke südamega mees ja oligi, lasi mind vetsu. Tõnu ütles, et ta võtab meid tagasi, kui mingi oma on. Aitäh, kõige head! Eestimaal elab ikka nii palju toredaid inimesi. Praegu olen rõõmus, 1 kilomeetergi pole tehtud. Oi, kui tugev. Aitäh. Ja juba hakkab lumesadu pihta uuesti. Kiid, mine ette. Pagan, ma just vahetasin ära juba. Ironmani kiid.
kas katkestasite? kuidas suusatades on lihtsam või? ei tea, kohati on ikka väga raske. Meil ei ole 5 kilomeetritki tehtud ja mul on juba jalg natuke märg. Veskijärv, Tänavjärv. see on reispass. Vaata, et sa juba jalgu märjaks ei tee. Mis siin head on? Kesklaager. Meil on mingi 5 kilomeetrit tehtud alles tegelikult. Need, kes on 100 kilomeetrit, nendel on jah see võib-olla keskkoht. Meil ei ole sööki ole ette nähtud, aga lähme vaatame, kui lihtne on endale nuiata süüa. kas sa vajutasid juba SOS nuppu või? Veel ei ole vajutanud. Ma ikka nii alguses kohe ei tee. Ma tahan, et teil oleks põnevus ka. Need hapukurgid on neile, kes 100 kilomeetrit läbivad. Ja siin on väike südamekurk. Meie neid võtta ei tohi, sest me teeme pehmorada. Nüüd siis on jõudnud kätte see hetk, kus lumesadu on tihenenud. Keskkonnaameti teate kohaselt hakkab ka tuul tõusma ja on muutumas õhtupoolikul tormiks. Ja meie oleme muidugi, nagu te näete, täiesti valmis. Kertul tuli väga hea strateegia. Kuidas me nüüd hakkame kilomeetreid lugema? Me loeme ainult 10. Just. Muidugi lõpus, kui peaks minema raskeks, ma ei usu, siis me hakkame lugema ka 5 kaupa. Ja ükskord me lugesime isegi 1 kaupa. Kui ikka väga raske oli. Me oleme vahepeal ikka väga palju tugevamaks saanud, nagu te näete, väga palju ilusamaks saanud. Ja prillid on tegelikult ees sellepärast, et me hommikul esimese asjana värvisime ripsmed ära, et jumala eest ripsmed ust laiali ei läheks. Jah, kuigi see on teie kindel, aga me ei tea ju, see ei ole tormikindel. Sa vajusid ka läbi või? Kus see käimiskipp on siin? Kotis on, selle Ma värgin ka huuled ära. No tubli, juhu! Vaata, kui ma siivu. Ära nüüd näol ei kuku. Kuidas ta ütles tšah-tšah, hüppad sisse ja siis ei saa märjaks. Aga kusjuures tõesti, väga hea, mina tulin kuiva jalaga. Nüüd üle selle palgi sama stiilsel. Siit küll ei lähe. 200 inimest on läinud, me peame ka siit kuidagi üle saama. Aga võib-olla neil on kõigil jalad märjad juba. Me ei taha temast ilma jääda. Vaadake nüüd, ta saab igas olukorras hakkama. Ma olen tegelikult seda tasakaalu natuke harjutanud. Kui sisse kukud on läbi. Seda küll jah, kes mind koju ära viib. Kui on ikka džentelmen seltskonnas, siis... Nonii, tehtud! Kui me arvasime, et see eelmine kord oli raske, siis seekord on päriselt raske. Kas kellad? Nüüd oleks kilekottidest kasu ja meil ei ole neid. Meil on hõbepaberit, kus võikud olid sees. Torm tõuseb ja siin me oleme. Tead, ma arvan lihtsalt jookseme läbi ja saab, mis saab. Või siis võtame jalanud ära ja paljajalu. Pea aasta näita taset. Selles oli stiili. Nelikümmend 8 kilomeetrit on veel minna ja ma tunnen, et selle mülka pärast on juba natukene jalg selline niiske. See ei ole võimalik. Kusjuures me oleme täiesti vabatahtlikud siin ja vähe sellest me oleme sellest maksnud, et tulla, kannatada, jalad märjad. Ja nagu me just kuulsime, siis see rada läheb päris pikalt sellist. See ei ole isegi rada, see on lihtsalt kraavi järel. See on mülgas. See on hea sõna. See on lihtsalt sopa mülgas. Kepid ootavad ja sild on valmis. VIP. Ilus on küll. Kõige hullem on see, kui võiku jäässe läheb. No praegu on meil täitsa hea. Vaata, mul MS-i on ikkagi tulihingelised kaaselajad. Träkivad meid, kui kaugel me oleme. Juurde peaaegu viimased, hapu viimased. Oi. Nii armas. Veel ei ole vist viimased. Hetkel sa oled eelviimane. Peaaegu. Indrek on viimane. Kertu on eelviimane. Ma saadan talle mõned jõeületused praegu, paar videot, et ta näeks, mis olukorras me oleme.
ja päikeseloojanguni on veel umbes tund aega. Nüüd läheb mõnusaks, meil on 40 kilomeetrit jäänud ja nüüd on see lume ja vihma ja tuule osa. Siin on megatuul ja need prillid olid parimad asjad, mis ma kaasa võtsin. Kuidas läheb? Kas mu ripsad on veel ilusad? Väga ilus oled. Tänud. Pildikud saadi kraavist kätte, tule vaata. See on kõige parem hetk maailmas. Sa oled ikkagi ju tunde olnud rajal ja need on viimased valged kaadrid üleüldse. Ja näete siin peegel. See ei ole mingi suvaline, see on ikkagi mingi ilusa. See on mu elu parim hetk praegu. Ilus peab kindlalt olema. Aega võib minna, aga ilus tuleb olla. Nii, päike on loojunud, laia lund sajab. Inimesed ongi pimedas, see ilusamad, nii et meile sobib see. Huulelege peal endiselt. Super. Aga mina ütleks sinna. Mis sa hindad? Ma ütlen ausalt, mul ei ole aimugi, jälle. Me oleme oodanud sellist talvepõllumaad. Me igal aastal ootame tullu siia neid kannatusi taluma. Ja mida raskem on, seda parem. Kas sul on praegu raske? Mõned lihased annavad tunda ja üldiselt kui pimedaks hakkab minema, mul on siuke, ma olen varajane tuttu mineja, nii et tahaks juba magama. No mingi 7 tunni pärast, kui hästi läheb. Mida? Oi, takistus. Siin on midagi täiega valesti. Tavaliselt Taljarjal ei ole niimoodi, et mingi sild on. Ma ei tea, kes selle on siia pannud, igal juhul siin peaks tegelikult olema lihtsalt veeületus, kas ujudes või kõndides. Sa võid alati silla alt minna. Tavaline olukord. Jälle oleme eksinud. Et kuskil siin peab olema medaljon. Kus me oleme praegu? Hea küsimus. Meil on 20 on tehtud, sai just täis, need kuskil siin. Ja maagia avaneb siit. Wow. Kui ilus. Mitu medalit meil veel on minna? Üks. Päris vähe medaleid, me ei ole mitte kunagi nii vähe medaleid saanud. Me ei ole kunagi nii lühikesel distantsil olnud mõmmi matkal. Kas 55 on sinu jaoks mõmmi matk või? Nad on ju Pehmo ja mõmmi ja Tillu ja... Kertu leidsid süüa või? Ma leidsin siit maast ausalt, mul hakkab söök otsa saama. See on mingi batoon ja siin on peale kirjutatud nature. Nagu Iiris komm ülihea. Lind. Kas tehad ka liis? Maitse. Viimane võimalus. Ta võtab ka sellest leitud batooni. Hea tõesti. Kuule, vaatab äkki siin maas on veel. Ei tea, kas siin Kohtlis ei ole. Siin saab puhata, kes tahab. Maksimaalne torm ikka. Selle eest on sind hoiatatud, et sa püsiksid kodus. Kas sa juba kahetsed, et sa tulid? Veel mitte. Praegult on veel täitsa okei. Kuigi midagi ei näe. Ma arvan, et kuskil pole elektrit enam ja meie hulgume siin mererannas. No aga missugused toas püsime, kui elektrit ei ole? 30 kilomeetrit veel minna. Suuskadega võsast appi. Me sattusime valele rajale. Sealt tagant tulevad need nüüd, kes on ära eksinud. Läheb! Vahepeal küsisid minu käest, et kuule, kas see rada läheb. Ma ütlesin kohe ausalt, et mina ei tea ausalt mitte midagi. Lumesadu tiheneb. Me oleme samamoodi nagu inimesed vanasti. Inimesed on muiste. Ja tema läks ka hommikul välja, toimetas. Ja siis, kui pimedus võttis maad, siis ta läks ja otsis oma sängi üles ja tuttu ära. Väga ilus tõuge. Ott, tubli tõuge. Ja meie ikka veel kõnnime. Te olete ka sellel talihärrel? Jaa. Ei, me ei saa. Kõik on jääs. See aasta nii vara kohal. Ma peagi öösele kella 3-ni ootama. Sellepärast, et me otsustasime Arastad või? Me tuleme sellele Tillu rajaga, saad aru. Vaadaks saagi tuttavaks, on Eestimaa kõige toredam ikkagi kaaselaja, soojendaja. Mis teile pakutakse? Hüüa. Mis siin on? Makaron ja. Tundub hea. Aitäh.
parim söök üldse, makaronid kinkudega. Tulel valminud. Ja sina juba sõid, sa ütlesid, et maailma parimad, ma proovin ka. Nagu mingi 33 kilomeetrit on jalga alla, siis maitseb see ikkagi jumalik. Rohkem. Meil on varsti 40 tehtud. Rohkem. Ma arvan. Ma ei ole kindel tegelikult. Me ei tea tegelikult, kui kaugel me oleme, aga süüa saab, me oleme väga õnnelikud. Mul läks 10 kilomeetri peal lugemine sassi. Me pidime 5 lugema, aga suva see, varsti on lõpp. Või mitte nii väga varsti. Kunagi on ikka lõpp. Tšau, Ranka! Sina ikka jõuad igale poole. Kas sa jooksed või sa teed triatloni või mida sa teed siin metsas? Mõtlesin, ma tulen, avastan Eestimaad, vaatan seda ilusat loodust. Et lund ei lubanud veel nädal aega tagasi, kui ma registreerisin. Ja siis tuli selline uudis, et näed, torm ja ma ei ole alla andja ja teeme lõpuni. Tema keeras selle käki kohta. 20 veel. Ennustusmäng. Mis kell me kohale jõuame? Mina pakun, et meie üldaeg saab olema 11 tundi. 12 startisime, kell 11 jõuame kohale. Mina arvan, et me jõuame kohale 1.15 öösel. 23-25. Mina arvan, et me jõuame 1.30. See, kes siis täppi paneb, saab kõige esimesena pesema. See on karu. Vaata, ta jääb sinna niimoodi nukkelt. See on ju mõmmi rada. Kuule, aga Kertu! Mul ei normi hätta praegu. Ma võtan kõik sõnad tagasi. Sinne kahjuks ei saa. Väike peatus enne finišit, 10 kilomeetrit veel minna. Nüüd alles lihtsalt läheb. Let's go! Let's go! Sukenduge! See ei ole normaalne, see on nii tugev tuul. Kas siin on veel midagi alles? Open sesame. Ive täis. Lendab minema. Taskusse. Mul ei ole mitte kunagi elus Jooksena. nii külm olnud. Jooksena. Siit on hea joos, mega libe ja see tuul viib kohe ära. Ja me endiselt kõnnime. Umbes 5 kilomeetrit on lõpuni jäänud. Ta on juba 95 kilomeetrit jooksnud. Kohe finiš. Juhu! Tehtud! Tehtud! Vaata, Talliaar ja Vanakuri, siin tuleb ikka kõigepealt teha ära rasked distantsid. Kui 100 kilomeetrit on tehtud, siis sa saad tulla lõpuks nautima selle 55 peale. Palju õnne! Juhu!
Kus nüüd tuli alles ports? Nüüd ma olen nii rõõmus. Kas te ootasite puu taga või? Aitäh! Palun. Võtuge ilus punane. Ma ei ole veel siin nii vara ei ole siin finishes kunagi. See on jumala imelik, me lähme magama. Näpud